Tallink Grupp on kasvanud 25 aasta jooksul Läänemere üheks suurimaks tegijaks, mis tähendab, et aastas sõidab meie laevadega kuni 9 miljonit reisijat ja ühtlasi veame me üle mere ka kuni 300 000 kaubaveoühikut. Et loomulikult on meil hea meel, et olla nii edukas ja toimetada nii paljude klientidega. Et samal ajal me saame aru, et see on ka suur vastutus. Sellega seoses oleme me oma laevastikule seadnud ka väga karmid nõuded, mis tähendab nii nende tehnilist korrasolekut kui ka igapäevast tööd. Ja nüüd seoses erinevate tehniliste lahendustega ootame me ka väga suurt võitu, seda just keskkonnasäästlikkuse seisukohalt. Täna, kui me oleme teatanud uusehitise tellimist, mis hakkab sõitma veeldatud maagaasil, mis on väga keskkonnasõbralik lahendus, mõtleme me ka samas olemasoleva laevastiku peale, sest ka need laevad peavad saama paremaks, keskkonnasäästlikumaks. Ja sellega seoses olemegi nüüd läbi viimas suuremat uuendusprogrammi, mis puudutab just nimelt laevade tehnilist valmisolekut, tuua siis paremaid tulemusi ka energiaefektiivsuses. Esimene asi, mis me oleme teinud, niisugune tähtsam on, oleme võtnud vaatluse alla laevade kütusekulu. Ja et kontrollida laevade kütusekulu oleme alustanud siis kütusemõõtikute paigaldamist meie laevadele, mis võimaldavad siis reaalajas näha, palju laevad kulutavad täpselt kütust. Ja kui selline info on olemas, siis koheselt on võimalik siis laevajuhtidel, mehaanikutel reageerida ja optimeerida siis laevamehhanismide kasutamist, et seeläbi siis vähendada energiakulu, hoida kokku kütust ja mitte saastada nii palju keskkonda. Esimesed tulemused süsteemist, mis me oleme paigaldanud lõpuni siiani ühele laevale, on olnud väga positiivsed. Et laevajuhtide väljaõppe tuleb meil pideva kogemust omandumise käigus. Kuna kogu maailma laevastikus on energiaefektiivsus üks peamisi tähtsamaid teemasid praegu. Meie laevajuhtide kogemused, mis on saavutatud pikaajaliselt juba eelnevalt, liidame nüüd nende kogemustega, mis me saame kütuse mõõdikute pealt otseselt. Ja need me oleme omavahel siis kokku pannud, me oleme kaptenid kokku võtnud ja neid kogemusi siis jaganud, kuidas on efektiivsem laevu opereerida, et see kütusekulu oleks väiksem. See tähendab, kuidas neid trimmida, mis kiirusi kasutada erinevate sügavustega vetes sõitmises. 2015 kütuse direktiiv jõustus 1. jaanuarist, mis siis näeb ette madala väävlisisaldusega kütuse kasutamist. Väävlisisaldus peab olema alla 0,1%. Kaalusime erinevaid variante ning leidsime, et kõige vähem antud hetkel keskkonnale kahju teeb lahendus on madala väävlisisaldusega kütuse kasutamine otse laevadel. Nii et valmistasime laevade kütuse etteandmissüsteemid uue kütuse jaoks ette 2014 ja 2015 läksime siis uuele madala väävlisisaldusega kütusele üle. Uus madala väävlisisaldusega kütus on suurema energiaefektiivsusega kindlasti. Samuti üks programmi punktidest ettevalmistamisel uuele kütusele üleminekul oli ka säästlikuma laevagraafiku koostamine, et laevamasinad töötaksid võimalikult optimaalsel režiimil. Me oleme saavutanud siis kütuse kogu sellise kokkuhoiu võrreldes eelmise aastaga. Alates 9% kuni 4%, 4-9% erinevatel laevadel, erinevatel liinidel. Energiaefektiivsuse alal me töötame pidevalt edasi koos kogu, maailma laevastikuga. Ja loomulikult me vaatame, mis mujal toimub ja ka ise siis testime uudseid lahendusi. Praegu meil on testimisel siis sagedusmuundurite paigaldamine suurtele elektrimootoritele, mis aitab siis energiat kokku hoida kuni 50%. Ja kuna me energia tootmiseks laeval kasutame kütust, siis see tähendab ka kütuse säästu. Ja kui need katsed igati õnnestuvad, siis me laiendame kogu laevastikule ka seda lahendust veel. Ja loomulikult igapäevane tegevus on meil ju regulaarne laevakorpuse, veealuse korpuse puhastamine, mis vähendab laevatakistust vees ja seetõttu ka
suurendab energiaefektiivsust väga palju. Monitoorigasüsteem paigaldati laevale pool aastat tagasi ja selle aja jooksul me oleme saanud vahetut faktilist informatsiooni selle kohta, mismoodi üks või teine masin töötab ja kütust tarbib. Tulemus on see, et täna oleme ise välja töötamas juba graafilisi lahendusi. Me kogume väga palju statistikat ja selle põhjal me oleme hindanud ühe ja teise masina reaalset kütusekulu. Hea on veel see, et vahetult pärast Wärtsilä ja Rolls-Royce'i poolset laeva külastust või reisi, kus nad häälestasid masinad välja, siis me nägime vahetult selle krallsüsteemi tulemusel, kuidas kütusekulu vähenes. Ehk siis hästi häälestatud masinad ja väga täpselt võimalus mõõta kütusekulu reaalajas annavad sellise tulemuse, kus me oleme veendunud, et me liigume õiges suunas. Me oleme kralli abiga koolitanud välja mõlemas vahetuses mehaaniku, kes siis vastutab selle kütuse mõõdikute ja selle süsteemi jälgimise eest. Aga tähtsam veel on see, et tänu kasutamisintensiivsusele meil on tekkinud küsimusi, millele krall vastates on loonud meile uusi statistilisi võimalusi. Et täna me reaalselt ikkagi oleme süsteemi niimoodi täiendanud, et me näeme faktilisi tulemusi reisipõhiselt või tunnipõhiselt või näiteks töötsüklipõhiselt. Jahutite põhifunktsioon on see, et kütus, mis tuleb tankidest, on teatud temperatuuriga. Ja nüüd, kui see kütus läheb masinatesse pihustussüsteemi, siis osa kütusest pihustatakse masinatesse, osa kütusest tuleb ringvooluga tagasi. Ja see ringvooluga tagasipöörduv kütus on nüüd soojenenud üles. Ehk siis ta on soojenenud rohkem, kui esialgne arvestuslik kütuse temperatuur peaks olema. Ja nüüd see jahutite funktsioon on selles, et kütus, mis tsirkuleerib, siis seda hoitakse pidevalt ühe kindla temperatuuri juures. Ja kütuse segu, mida me täna kasutame, see eeldab parima tööefekti saavutamiseks teatud kindlat temperatuuri. Ja jahutitega on võimalik seda temperatuuri väga täpselt paika panna ja hoida.